Shoutout mu vennale, ta meile palilt šokolaadide ja pärantli see haiseb. Oota, mine päikese kätte, see on ilus. Jah. See ei saa nii hullu olla. Just see on nagu šokolaad. Sul on nina kinni. Oota, ma sain selle kraamiga. Ma ei taha selliseda. Tere tulemast vlogi. Tšekkige rahvast. Rahvas on haige, on kõik eufoorias. Et mis me teeme või? No mind just solvati siin diivani ääres ja nüüd ma siis teen diss-trackilist hästi kiiresti neile. Mingi 10 minutiga. Ma ütlesin teile 10 minutit, siin näitab 11, aga sest Kennet ei hiljaks, aga sai 10 minutit valmis. Isegi 9, sest me kuulasime minut aega seda. Nii kuidas koer külale, nii küla koerale. Ma tean, kui sa saad Kristoga lapse, siis sa paned sita nime oma pojale. Ma tapan su sõnadega, nii et ütle head aega viimasele väikse loojangule. Ma ei tea rohkem riimi, nii et ma võtan uue fucking sõna. Sa istusid koduarestis, sest sa ei kuulanud vanemate sõna. Kepp jäi pooleli, siis Kristol ei läinud Teine osa introle. Nii, oota, uks kinni. Kohe praegu raisk. Mis me rääkida tahtsime on see, et meie viimasel videol oli kuskil 3000 uniikvaatajat, seega 3000 erinevat inimest nägid meie videot. Palun, kui te vaatate meie videoid, siis subscribe'ige, sest see teeb väga palju head meile. Kuulake, isegi kui te arvate, et see ei tee meile midagi, siis see ei võta teil tükki küljest, et see meile teha. Te ei pea mitte midagi maksma, te ei pea mitte kuhugi minema. See on sõna otseses mõttes tasuta ja odav. Ehk sellega toetate meid ja sellega toetate meie tegevusi, mis tähendab, et me saame ägedamat contenti toota teie jaoks. Ehk nagu see matemaatika on selline, et kui te panete subscribe'i, siis see võrdub sellega, et te saate parema meelelahutuse. Nagu põhimõtteliselt, mida rohkem meil neid inimesi on, seda rohkem me mingis mõttes saame ressursse, et ägedamat contenti toota. Aga räägime natukene, mis täna toimub, me ei ole seda öelnud. Ei ole, jah. Selles mõttes, et aplaus mulle kiiresti. Ma olen välja teeninud Club Studio kaardi. Täna saan kätte Club Studios. Aga me lähme oi eile ja homme tegelikult me eelmise vlogi lõpus ütlesime, et me ei saa öelda, mis me teeme. Ja siis me ütlesime, et sellepärast, et me ei tea, me teadsime, see pidi olema helitehas Saint back to back, aga see kahjuks jääb ära. Pidin üllatusesineja olema, aga kahjuks jääb ära. Aga see-eest saime show järgmiseks nädalaks. Meil on Kennetiga Tartus klubi Rock'n'Roll, ehk kui seda vlogi näete, mis tuleb kolmapäeval välja. See tähendab, et 2 päeva pärast me oleme Tartus. Soetage pilet, paneme hullu, mängime seda laulu, mida ma olen TikTokis promootinud, võib-olla on midagi veel, kui tuju lubab. Ja ega pikemat juttu ei olegi, vaadake, kuidas me selle nüüd lõpuni on. Nii, kiire vahepala siia vlogile on see... Mis osa? Kus see on läheb? No sinna vahele. On see, et nagu see õhtu, kus me siin toas olime ja ütlesime, et me lähme stutti oi eile, me ei saanud nagu mitte ühtegi sekundit contenti sellest õhtust. Seega nüüdsest punktist edasi kõik, mis te näete, on laupäeval, kus me läksime kainena vanalinna nagu fulli selle ideega, et vlogi oleks intervjuusid teha. Seega nautige seda loomaaeda, mida te kohe näete. Tere Jess, kas cold starti saab? Oota, ma lähen sinna poole. No päris hea oli. Ütleme nii, et pole päris cold start. No ei, cold ei ole kindlasti, jah. Jah, head aega. Vabandust. Kas ühte 3500 revvi saab? Saab ikka. Saab. Kui palju see oli? 3,5. Mida vittu? Tere Jass! No nii. Mis autoga me tulime? Me tulime F95-ga. No okei, no jah. Tere hommikust! Tere hommikust! Väga rahulik. Keegi ei pööranud enda pead meie poole, kui me siia poole sõitsime. Ei, me üldse saab möliseda, et me näeme, et sul bemm on. Noh, jah, ainu. Ta on, noh, tere. BMW.
aga praegu oleme stutti ja Jass vist tegelikult ei tea, aga tänase vlogi plaan on see, et me lähme võimalikult täis inimeste juurde ja teeme intervjuu nendega. See on siuke fun. Tead, mis ma ükskord tahaks taha täis praegu? No. Aga ma ei tea, sa teeks tegelikult DJ image'i lähe halba. No. Võtaks mingid tüdrukud ette ja siis küsiks, et kas nad on suhtes. Ja siis oletame, et ta on siuke mingi seminaine ja siis ta ütleb, et ta on suhtes ja siis ma küsiks ta käest, et kes see mitteõnnelik mees on. Miks tal mikker on seal? Miks tal mikker on? What's in that shit, bro? Miks sul mikro... Why do you have a microphone? Bro, I'm a Pornhub filmer. Ma küsin, miks sul mikker? Ta ütles, I'm Pornhub film. Ta teeb ka gei-porri. Miks see mingi stand... Miks tal mikker on siin? Miks see nüüd mingi stand... Eesnimi gei, perekonna nimi porr, gei-porr. Kõik koos, lavaviin. Okay. Lavaviin! Lavaviin! Mees, ma sain just täisealiseks. Evi! Rääkige meile, mis on kõige piinlikum asi, mis te purjus peaga kunagi teinud olete? No mul oli siuke karp natuke mingit lambist kanepit ja siis mul kukkus see taskust välja ja mu ema leidis selle paar kuud hiljem. See oli aastavahetus 2023, vastu 2024. Kurat, kirjutasin ühele mu vanale klassiõele. Oi, poisid raisk. Ma ei tohi sellest rääkida. Kui vana sa oled? 18. Okay. Seaduslik. Mis oli esimene kord, kui sa alkoholi peale ketti panid räägistaari? Kirves oli. Kirves, jaa. Nimega Kirves siis. Koodsõna kettimisele. Et see oli minu retsi peal. Ja ei olnud alkoholi tavalist. Taluvust ja no oligi niimoodi, 4 longerit ja kõik oli läinud. Einar, räägi kõige piinlikum asi, mis sa purjus peaga kunagi ükskord reaalselt tõmbati püksid maha, palju nii piinlikus. Sinu nimi oli? Keiro, räägi, mis kõige piinlikum asi, mis sa purjus peaga näinud. Teate kõik, vaata, Rainer, see päkkare vends, vaata. Nii, tema sünnab, vaata, tulin ära ja siis tulin ära ja lihtsalt kõndisin kraavi, vaata. Edvini jaoks. Ütle ausalt. Ütle idi nahku. Tõmban nahku. Stop that shit, man. Ära tule kaamera peale siis mees, ära tule kämmi peale siis mees. Okei, üks küsimus veel. Mis su nimi oli? Kardin. Okei, mis su body count on? Mis body count on? 0. Kellega me siin oleme? Karoli. Sa teed ka või? Okei, Karoli, räägi mulle oma peo kõige piinlikumast kogemusest. See, et mind T3-st välja visati. Ma kettisin T3. T3 sisse, mitte isegi vetsu või? Ei. Põrandale? Jaa. Räägi oma esimesest korrast, kui sa alkoholi peale ketti panid. See oli mu sünnipäeval. Ma panin tupsu alla ja ma kettisin. Ja siis ma jäin magama ja siis mu sünnipäeval oli lõpp. Punkt. Rääkige meile enda kõige piinlikumast täispeaga kogemusest. No ma panin ühekonna vanalinnast mingi liiklusmärgi juuti. See oli nagu veits siuke... No ei ole mõistlik selles mõttes. Ma kettisin pooli taksosse. Väga ilus. Kas ma tripin või see vend lauki välja nagu Pluto? Kes? Pluto. Jaa. Kes see? No see on üks laulja igatahes. Öelge meile üks asi, mida teie emad ei tea. No props ei tea, et ma siin olen praegu. Mis on kõige imelikum koht, kus te seksinud olete? Lasteaias. Reispass moment. Jass, mis on su kõige piinlikum purjus jookis peaga kogemus? Võib-olla see, et mul sai telefon tühjaks ja ma kõndisin 2 tundi fucking koju siit. Aga see on väga piinlik, sest ma tegin kodus uue õlle lahti ja mul oli jumala pohhui. Mis on kõige imelikum koht, kus sa seksinud oled? Nagu päriselt. Mul oli... Aga see tüdruk ei oska
Ja siis nagu jah. Mis su tüüpiline riis on? Pick-up line'id? Ma ei kasuta pick-up line'e. Ma olen jass ja kui ei sobi, siis tõmba nahhu. See on kõige lihtsam, kõige loogilisem, kõige lihtsam. Tänane quote. Sa ei pea olema rikas, et elada rikka lifestyle'i. Eks ole? Ja nii lihtne ongi. Sa oled naisi katsunud või? Ei. Ma ka mitte. 0. Rääkige, mis on teie kõige piinlikum kogemus purjus peaga? Purjus peaga või? Peas praegu kuradi naabrimehe kuradi kartulipõllu kundsin üles täiesti purjus peaga kogemata autoga sõitsin sisse. Kogemata. Ma vihkan ka, kui nii juhtub. Kas sa mäletad, mis oli esimene kord, kui sa alkoholi peale oksendasid? Hulga alkoholi erinevaid liike ja sitaks palju. Kas sa ütleks meile ühe asja, mida su ema ei tea sinu kohta? No ma olen väga kriminaal. Okei. Kas ta räägiks meile enda kõige imelikumast peokogemusest? Siin ilma jalanõudeta koju, vana linnast. Võtmed, raha, jalanõud, kõik oli kadunud. Kas ta ütleks meile enda kohta ühe asja, mida teie ema ei tea? Mida ema ei tea või? Ma olen nii vana, et nüüd juba teab. Aga muidu oli see, et ma olin kaljastusmajas. Aga ema ei teadnud seda. Okei. Kui vana te olite siis? 47 olen praegu. Kui vana te siis olite? Siis või? Ma olin mingi 15-16. Kuidas ema teada ei saanud? Sellepärast, et ma korjasin, vanasti ei tulnud e-mailile need paberid, need tulid postkasti, ma korjasin postkastist ära ja käisin tööl selle jaoks, et see trahv ära maksta. Ja siis mingi 5 aastat hiljem ma ütlesin jõululauas emale, et ma olin kaljastusmajas. Päris hea, okei, aga suur aitäh teile. Ma paneme nii, oota. Räägi, mis on kõige piinlikum asi, mis sa purjus peaga teinud oled? Ma kettisin stuti katuselt alla. Väga muljet avaldav. Imelikum festivali kogemus? Beach Grindil üks 100-aastane naine tahtis mulle näppu panna. Vahet ei ole pärast kuulda. Ütle meile üks asi sinu kohta, mida su ema ei tea. Mul üks jalanumber on 54 ja teine on 36. Okei, räägi, kuidas raha saada. Käis stutis, ostad räigelt viina, paad viina, räigelt viina, võtad paar longer pärast ja siis on norm. Räägi meile esimesest korrast, kui sa alkoholi peale oksendasid. No põhimõtteliselt ma olin Lätis. Olin Jurmalas, käisin basseinis, panin ketti ja sõin viina. Tavaliselt on nagu tagurpidi, et jood viina siis. See oli esimene kord. Mis on kõige imelikum koht, kui sa seksinud oled? Seal. Päriselt või? Jah. Oh my god. See oli ilus tüdruk. Oota, seal lähesin. Nagu ülevalult. Jah. Aga see oli ilus tüdruk. Siis on kõik hästi järelikult. What is the most embarrassing story you have while drunk or at a party? One time, I was in the middle of the dance floor, puked everywhere. What? Puked everywhere in front of 2 bad bitches. Do you remember the first time you threw up because of alcohol? Yeah, I was like 9 years old. Yeah, I remember. 9? Yeah. Jesus Christ. Okay. What's the weirdest place you've had sex? In the back seat of my mom's car while she was driving. Yeah. No regrets. How did that happen? I was horny and I had my girlfriend, bro. What did her mom say? She didn't know. How? We was quiet. Okay. Yeah. Damn. What's one thing that your mom doesn't know about you? That I'm here right now. Do you like Estonia? No, but I'm having fun. Yeah, that's good. Yeah. Okay, cool. But yeah, thank you very much. Thanks, man. Yeah. Räägi meile, mis on su kõige piinlikum kogemus purjus olles? T3-s baari ette pannes ketti räigelt tekiila peale. See on täna mingi levinud teema, kõik panevad T3-s ketti kuidagi. Mis oli esimene kord, kui sa oksendasid alkoholi peale? Räägi full story. Ma olin mingi 18 olin. Jaa. Liigar Purposes ikkagi. 18 olin ja siis oli majapidu ja siis ma olin lauaviinast üle. Kuhu sa ketti panid?
ma olin tubli, ma panin vessupotti. Nii peab, see on väga eeskujulik. Ütle meile üks asi, mida su ema ei tea. Et ma olen teinud illegaalseid asju. Ei ole nii. Mis su go-to pick-up line on? Mul lihtsalt enda charm. See võtab kõik naised jalust. Ma ei kuulnud, aga me usume, et see oli hea. Ma paneks. Mida teeb Coldfire allkorrusel? Näita meile. Tere, meil ei ole kaua aega, et rääkida, aga meie sõber Jass, keda te videotes teate, küsis Märteni autot. Aga me ei tea, mille pärast tal seda autot vaja on, sellepärast, et tal on 25 000 eurone Volkswagen Golf ja ma ei saa aru, miks ta seda ei kasuta. Seega me lähme minu autosse, ootame, kuni Jass siia jõuab. Oota mees, me pargime kõrvuti. Ei, me peame kiiresti minema. Okei, jookseme siis. Oota, mul tuleb toss jalast ära. Oota, kas me sõidame kuhugi või? Oota, ma pean enne lokki friisima. Ei! Traagiline asi juhtus. Kimmu jäi Märteni autosse. Mine perse, türa! Jass küsib autot, aga me ei saa aru, miks, sest see ei ole loogiline, et ta Märteni autot tahaks. Aga me nüüd tulime minu autosse, parkisime mind teise kohta, lülitasime auto välja, tulime taha istmele. Hüppe sisse. Perse pass. Jaa, ei, no mul on jah hästi siin. Aga see ei ole loogiline, miks ta su autot tahab. Kus mul telo on? Ma ei tea, kus mul telo on. Tšiki perse suuri maagust. Täpselt nagu melon. Oota, Jass Lege seisab seal. Ta on props mingi tšikiga. Selle tripi peal. Jah. Siia või? Lähme või? Okei, kom. Oota, su platsis. Oota, vaata mu telo. Ei, vaata mu telo. Okei. Me olime viimati seal treppide vahel. Jass parkis Märteni auto siia. Me kuulsime, et ta tuli autost välja ja siis me vaatasime ja teda ei ole nüüd lihtsalt. Ehk ta lihtsalt kadus ära kuhugi. Ja me ei tea siiani, kuhu ta läks või mida ta teeb või kellega ta on. Ma ei tea. Fuck, raisk. Kellega me välja läheme? Jassukene, mis sa teed, raisk? Lähme Märteni autosse ja... Mees, oh my god, see on nii haige. See on nii haige. Jah. Mida vittu? No, see on putsis. Tuttu. Seis on selline, et üks hetk oli nagu meie taga. Mingi 5-10 meetrit meist, aga vist ei klokkinud ära, et see oli meie. Me olime vanalinnas ja siis me keerasime vanalinnast välja koos Jassiga. Ta oli reaalselt nagu täpselt meie selja taga. Me panime 70-ga nahvi, keerasime kuskile teise kohta ja sootasime, et ta läheks kuhugi, ta läks Kristiinesse, nüüd me läksime Rokast mööda ja nad näita teed. Me lähme praegu. Jass, mida vittu sa teed? Türa küll. Nii, update vlogile. Jass viis koju kellegi ja siis me jälitasime teda, käisime Soomel tankimas. Ja me oleme nüüd ta korteri siin sees. Jass elab seal. Mis plaan on? Plaan on see, et kui ta sisse tuleb, siis... Mul on õudne, kui sa oled natural. Plaan see, et kui ta sisse tuleb, siis käitub jumala casuali. Et nagu lihtsalt jõumist teeb. Joo. Mis ta teeb? Miks ta siia mitte? See... Ütle siis meile
Oh, you just got pranked, me sittusime svoodi täis. See ei ole norm. See ei ole norm. Mida vittu? Ma isegi vaatad ei find maid ju. Aga ukse lahti, sa olid istud üra. Aga sa ei oleks saanud Märteni find maid vaadata. Sa võtsid maha või? Ei, mu telefon on autos. Jaa, see Märteni find my oli sinu istme all terve aja. Me olime minu autos siis, kui sa filmisid seda. Ma vaatasin, kui ma kohale tulin, kus Kenneti auto on. Jaa, me olime tagaistmel. Mõlemad ootasime. Siis kohe, kui sa keerasid. Sa ei näinud, et autot võikis või? Ei, ma nägin küll, ma mõtlesin, ma kirjutan teile, et nagu, et... Sul mingi moodul on putsis või midagi. Saaks mingi karjuma vahe. Vaata, sa istusid autosse tagasi. X1 on ju, kui sa olid ta peale võtnud. Sa läksid nagu, tagurdasid korra, läksid otse edasi on ju. Me jooksime autosse. Ja sa olid meie taga. Sa olid meie taga. Jaa, me olime 5 meetrit soes nagu. Siis kui sa keerad vanalinnast välja vasakule, nagu Kristiine poole, me olime su ees, ma panin 70-ga nahhui. Läksime kuhugi kõrval tänavale. Siis kui sa olid Kristiine juures, me sõitsime Roka poole järgi sulle. Miks türa sa seisid seal? Kas ta tahtis ketti panna seal GLS-i majares või? Ta panigi. Jah. Bro, see on mingi heavyest. Sõitsi mulle välja suga. Jaa. Ja siis me läksime Saule tankima, siis me nägime, et sa läksid läbi Männiku nagu meie juurde tagasi. Ja siis me tulime siia. Enne kui sa tulid, me olime mingi minut aega olnud siin. Nagu me jõudsime mingi 2 minutit enda siin siia praegu. Bro, what the fuck? Ei, nagu ma sain päriselt, nagu mul oli süda korraks seisma. Ma mõtlesin, ma ei saanud aru, kes see tuli või kus ta tuleb või mis iganes siin toimub praegu. Ma olin nagu, ma annan alla, ma olin valmis surema nagu. Meelise korter episood 2. Oh jaa. GG siis noh. Bro. Täielik töötu inimese elu nagu noh. Noh, siin me siis oleme. Tulime Jassi juurest ära. Ühesõnaga, meil läks suht hästi, ma ütleks. Aga ma ei teagi, mida vittu nüüd rääkida. Täna on esmaspäeva hommik, seega meil on 2 päeva veel aega, mida te näete, kuni vlog välja tuleb. No tegelikult kolmapäeval väga aega ei ole, see on kolmapäeval kell 3 väljas. Noh jah, täna ja homme on ju ka täispäevad. Ma rolli vaata. Kuhu pealt kukkunud või nagu öeldaksegi. Ühesõnaga. Mul pole õrna aimaga, mis järgmine klipp on. Näeme kuskil. No ma ütlesin, et ma ei tea, kus me järgmine kord näeme. Ja järgmine kord me näeme nüüd esmaspäeva õhtupoolikul. Me läheme, nagu traditsiooniks on, siis me läheme taarat viima. Ma kohe näitan, meil on päris hea saak täna. Viiduta saab ja me kulutame ta väga hästi. Oota. No nii. Mine. Nice. Oota. No see on, noh, ta on ikka täis pakitud. Tere. Kas sa tahad taarat viia koos minuga? See on, ma viin seda taarat siis sellepärast, et meil oli emaga diil, et ma sain X4-ga sõita juhul, kui ma ta taara ära viin. Et ma siis viin taara ära ja ostan ilmselt e-sigareti endale selle. Ma võin mingi kuradi, no ma hakkasin ütlema, ma võin munni ka praegu süüa, aga tere, ei, ma ei ole mingi pede enam. Aga kõht on tühine, see oleks ükskõik mida. Ma ei saa vanuritest või üldse inimestest aru, kui sa neist mööda seisad ja nad jäävad tee äärde seisma. Ja nagu nad vaatavad sind terve tee, kui sa neist mööda sõidad. Mida te kardate? Te olete varem nagu auto alla jäänud või? Ma ainult mõtlen toidu peale praegu tere. Tahaks seda toitu peab valmistama ka nagu. See on mõlemad traditsiooniline taara viimine. Meil on jah 2 traditsiooni on tekkinud. Taara viimine iga paari video tagant ja siis iga video Klaab stuudios. Aga mul on niisugune tunne, et see nädalavahetus tuleb esimene, kus me ei lähe Klaab stuudiosse. Jaa, see nädal me tõesti, me lähme reedel on Tartu ja siis
me ei ole veel otsustanud, kas me jääme nädalavahetuseks Tartusse või siis me lähme laupäeval Kermo Murelile T3 Splashile. Aga kindlasti, kui teil ei ole plaanis mingit lollust teha laupäeval, siis minge Splashile, see tuleb ilmselt päris äge. Aga no me nüüd sisestame enda materjali siia masinasse ja siis me küll me teada anname, kui rikkaks me saame. Hakkab juba pihta, tere. Hakkame pihta, jah, naistada. Kui me ei eksi, siis kogu budget on 16-20. Raha on veel, aga see on lihtsalt, see on see lõbu raha. No jah, see on... Sellega tõmbast... Näe, see on sulle, mis sulle. Appreciate it, gang. It's not new. We do this shit all the time. Yeah. Give out money and shit for the homeless. For the unfortunate. Ja meil on nagu need suured kullasketid ja siis lõburaha on iga 2 nädala tagant 7 eurot. Et elu töötab nii. Ja AP-d on ka, jah. 40K. Ja 40 tonnised AP-d on 40 tonni. Mida vittu ma ütlesin? Ma ei tea. Aga, by the way, kes iganes see Viljo on TikTok kommentaarides. Palun tule välja. See vend on igas comment sectionis, mis ma näen. See vend on see, ma ei ole kordagi claiminud, et see on AP. Ta lihtsalt hakkas ajama, et see on AP. See infekt ei ole AP. Ma ei ostaks endale 40K-st kella. Kui ma keegi annaks mulle 40K, ma ostaks fucking kella endale. Ma ostaks auto endale. Aga teeme raha lahti ka või? Nojah. Aga ei, see Viljo on üks imelik vend. Aitäh kuulamast. No nii. Mul on hea ängel praegu. Ei, joo, sõber. Nii. No, jah, go ahead. Ja, me räägime, et tule vaja väga palju, aga sinna kuradi kakuse alla. Ma pean mõtlema natukene sellele. Võtta veel üks. Äkki see ei pea võtta. Sa võid hapukorek, kui sa võtad hapukorek, siis on parem. Hinda vaata. Üks teed vaata 10 euri. Või tšellid. Sellel vennal hakkas chilli majoneesist paha nädal aega tagasi. Mitte paha, see oli lihtsalt terav nagu. Ja. Ja see ei ole või? On. Praegu on see, et kaamera käib, ma pean suur poiss olema nagu. Ma panen kinni ja see on näinud. Ei olnudki nii või? See on jäämu suus. Lähme vaatame, mis Märt on WC-st. Kuule, käi kuradile siit. Mis toimub? Mis sul on nüüd? Tõmba nahku. Ei no räägi, mis me teeme? Me lähme sauele. Miks? Tankima ja Kimu ka ostma tule. Mine vittu nüüd. Ootame ka flashi. Ja. Oota. Ei. Tuli hea mõte. Märten. Võtame need 5 sendised, mis mul on. Ostame nende eest. Toi. Tere. Üks e-sigar, palun. Türa küll. Ma oleks täiesti meeles, et siis kui me sisse kolisime, et nad olemas on üldse nagu. Loeme juba välja või? Ei, me paneme terve kotti ja siis nad võivad ise võtta. Sa ei saa, sest see siin on mingi 2 euri. Kas me oleme 14 või oleme 70? No oleme ausad, ma ostsin süüa sinu taara eest seega. Ehk siis me loeme mida välja? 14 on? Okei, hakkame siis lugema. No me ei loe, sest ma ei oska lugeda. Ei, ma hästi viitsid ära. Nii 2 sendist jääb maha, need ei ole väärt raha. Shout out Aneta Jotauta selle koti eest. Mis asja? Kus see must Julia läks? See oli must jükk. Ma ei tea, oota. On näha, et ma filmin või? On näha, et ma filmin või? Ei saa aru ju. Ei, las ta läheb veel. Meil on mündid. Näe, me saime. Nice. Aitäh. No,
miks me siin ei või maksta? Ma ei tea. Okei. Mis lähme osta? Lähme ostame kimu või? Sul raha on või? Jaa. Tule sellega näkku saada. Jaa. Oh my god. Kes tahab? Mul on tiss ju. Loilak. Jälle kõve teeme. Oota. Panime nii palju 5 sendised, et see ei võta enam vastu. Fuck. Mis me teeme? Ma ei tea. Ma võin teile 1 sendis anda. Proovime. Oi. Nii, jess. Mulle näeb see, et päkapikud tõid need 5 sendiseid. Ma lõin neile kennetil 2 hammast välja. Ja siis päkapikud käisid, tõid meile 30 € 5 sendist. Jah, et me saaks kimu osta enda hammastele. Aga... Et neid kukuks veel välja. Just. Ja ma ei tea, meil on öeldud, et inimestele meeldib rohkem see content, kus me ei joo väga palju, seega nüüd... Ma ei ole kuulnud seda. Ei joo, jah? No sul on vist ägedamad sõbrad, kui mul sel juhul. Mul ei ole sõpru väga. Igatahes me läheme nüüd, sõidame Sauele. Nad ei pea kõike ka teadma täppi pealt, mis me teeme. Super, mis asja? Super Tenno. Tennu. Super Tennu. Mida vittu sa oled? Noh, väike teemaarendus, me tankisime ära. Me oleme tund aega olnud siin ja siis ma nüüd avastasin, et ma saan fotostuudiode rentida 24/7 ja nüüd ma rendin fotostuudio ja me lähme teeme kell sai just 12. Me lähme, loodetavasti lähme fotostuudiosse ja teeme uuele laulule coveri, Hüppa. See tuleb välja lähitulevikus. Oota, kui see välja tuleb, siis ma olen selle liikinud juba vist. Okei. Ma tahan kolmapäeval liikida selle ära. Okei, no igatahes... Ma ütlen ära siis. Ma ütlen 4. aprill, Hüppa. Jah, ma rohkem ei räägi. No jah, okei. Jess, seega... Ma ei tea, kui läheb hästi, siis selleks ajaks, kui see video on väljas, siis meil on kindel cover olemas.